nüüd Narva United FC, Silla FC Phoenix 0-0. Jah, Anton Sirotkin ja lööki ja põlvega. Nikolai Pulkinen näitab, et ta on mees omal kohal. Läheb nüüd taas kord paremal äärel, Kataroni läheb ise ja jalatõrje Dmitri Kabenko. Ja tuleb kontra 2-1-le, tõmmatakse maha ja see on kollane kaart ka tundub. Tuleb kontra 2-1-le, tõmmatakse maha ja see on kollane kaart ka tundub. Ja nii ta on, jah, öeldakse ka siin tribüünil, et Žoltaja peaks tulema. Tuligi, Maksim Lipin võttis selle rünnaku maha, aga see oli õige kollane kaart. Jah. Loodame, et nüüd loeb 4 sekundiga tuleb pall mängu panna ja postist ei loe, otse sisse lüüa ei tohi ja kohe avatakse ja lööki ja hoopis mööda. Ei saa Kristjan Kalamees oma teist, vot selline. Loodame, et see mäng värav vahti pikk ette ja lööki ja püüab, näitab, et oskab väravas ka olla ja saab aplausi. Timur Lanšakov. Viga ei ole, kohtunik oli seal just juures ja nüüd on ülekaal sööt ja hästi. German Kuris Viibelberg, kes teab, kuidas Narva mängib, sest on ka tema olnud. Kas on, oli vea koht, nii ja pall veereb ja ei veere sinna, kuhu tahaks, vaatame nüüd. Kohtunikud. Ei, siiski ei nähtud. Öeldakse peal vaatate seas ja kas või ei lähe see pall nii kõvasti, et Kabenkost läbi lüüakse, kuigi jah, jalgade vahel kiirelt mängitakse lahti ja nüüd on mees vaba ja värav 1-0 on läinud seda kohtumist Maksim Lipini löögist, kui 2-0-6 jääb esimese poolaja lõpuni Narva United juhtima. Lööb oma hooaja Narva United FC ja Sillamäe Silla, nagu näete ka tablool, aga tablood ei ole. Soovime head paranemist sinna ja nüüd löök ja veel ja palju väravat. Läks vaid minut ja 41 sekundit selleks, et viigistada seis, et tulid teiselt poolajal paremini Sillamäe mängijad. Tom Sirotkin on juba 4 ja tuleb veel, kas tuleb veel üks ja pall on väravas, läks, ei loe, näitab värava juures olnud kohtunik, nii arutatakse midagi, vaba löök. Svabodnõi, vot meil teine see poole all. Nii, sööt tagasi, nüüd edasi ja nüüd anna keskele ja lööki ja palju väravas. Stanislav Pustrov lööb oma hooaja 5. ja taas kord on Narva seda mängu läinud juhtima, kui teist poolajaga on mängitud 4 minutit ja aprillikuus lööki ja värav 3-1 viivad on Komarov oma võistkonna 2 väravaga juhtima, lööb oma hooaja 5. ja nüüd on Narval natukene hingamisruumi, aga mängida on veel pöialt, et mees oleks tagasi väljakul võimalikult kiiresti, aga eks on vaja tarka taastamist ka ja ilusti üks kohe tagasi ja on see Vadim Velikano, kes lööb kohe ühe tagasi, kui mängitud on 6 eelvalikturniir 4 meeskonda, aga seal on natuke teised mängijad, mõned satuvad samad ja nüüd kas läheb pall väravasse, Pustrovil seal võimalus, aga ei, hästi võtab peast kinni, aga soengut väga sassi ei saa ajada, sest soeng on nii-öelda siili oma. Tõuseb kiiresti ja lööki ja värav ja taas on 2 vahet. Kristjan Kalamees kollasele kaardile lisaks saab ka midagi positiivset mängult. Lööb oma 12. läheb meeskonna resultatiivsemaks mängijaks. Seina all lööki ja ta värav ja nüüd on rikošeit, nüüd ma ütlen kohe vastuse küll võlgu, kes värava lõi, mida näitab kohtunikud, see on ka ja ui, mida teevad ja veel, iseendale sööt Mitro Kalininskilt ja mängitud 11:08 ja Mitro Kalininski lööb oma nii sööt ja värav, see on nüüd Kalininski teine värav ja nüüd 6-3 on juba väga raske tagasi tulla, kuid mängida on veel pall. Ei aitaksegi, ei saa, ei jõua ja löögi ja palju väravas, üks tagasi ja minna on veel 4-44. Jah.
lööb Ladislav Friisen, märtsil mängib, nüüd on värav tühi ja Lonšakov ja kõik, 7-4, lööb mängiv treener Vladimir Lonšakov 7-4 selle seisu tühja väravasse. Ja palju väravas, üks veel tagasi, 7-5, ei lõpe see mäng nii nagu esimene kohtumine. Lendoväravat nüüd toimis. Niikord ka väravaht mängib seda ülekaalu, löö ja pall on väravas, veel üks tagasi ja veel Roman Baškov ja 7-6, 6-7 on meil siin tablool, just näidatakse siit kõrvalt ka ja minna 27,6. Danil Tikopavlenkole soovime head paranemist, aga Narvale edu siis poolfinaalis, sinna nad pääsesid otse ja Silla FC Phoenix alustab veerand finaalist.